Kuna ilm on sõna otseses mõttes õues justkui jääajal, siis siin jääaja keskuses on hea võimalus uurida, kuidas elasid inimesed jääajal. No jälle sõltub kohast, eks ole. Et igal pool ka nüüd lund ei olnud, et jääaeg oli teatud piirkonnades ainult, et mitte igal pool ei olnud seda jääliustikku näha. Aga ega inimesed elasid nii nagu said, nii nagu loodus võimaldas. Et kus oli toiduvaru, kus oli toiduressurss, vesi kättesaadaval, seal nad toimetasid. Jääaja keskuses on rahvas sigimas-sagimas ja ehitustööd käivad. Mis siin täpsemalt toimumas on? Meil on selline koolivaheprogramm, et me räägime sellest, kuidas inimesed on elanud vanasti. Ja me räägime nende hoonetest, majadest, onnidest, milliseid varjuolusid hakati kasutama varasel inimesel, kes tuli siia peale jääaega elama. Vaatan, et tegemist on ikkagi päris menuka ettevõtmisega, et rahvas ei taha siia platsile kohe äragi mahtuda. Jah, inimesi on tulnud päris palju. Me kasutame ainult taaskasutatud materjale selle onnide ehitamiseks. Muidugi need on tänapäevased materjalid, aga siiski lastele pakume sellist koolivahe tegevust. Vahva tegevusega olid ametis nii suured kui väikesed. No meil on praegu tõesti juba mitu ajastust, et poisid olid väga paelutud, et teeme siis ühe korraliku viikingimaja. Siis muidugi tüdrukud läksid kohe iglu kallale, et hütid ja möllasid siin tegid ikka korralikult, ikka püsiv, tugev hütt, kuhu saab sisse minna. Ja nüüd me siis jõuame nende detailideni, et meil on ka külas peab olema üks korralik oja. Peab olema ka lõkke ja nüüd lapsed teevadki kalad, õnged, mõõgad, kõik, mis vähegi käis selle ajastu juurde. Me räägime läbi nendest asjadest, et miks midagi oli vaja, et miks me kasutame punast värvi viikingimaja juures, et see oli vaimude eest kaitseks on ju, ja eemale peletuseks on ju, et lapsed on nii õnnelikud, et üks tüdruk tuli mulle ütleski, et tead, ma mängiks praegu kodus Robloxi oma telefonis, et mul on nii hea meel, ma saan hoopis meisterdama tulla. Kui keeruline on sukest onni ehitada? Mitte päris raske. Mõnes mõttes oli raske sellepärast, et me pidime nagu palju, mõnes kohast oli viltu ja siis me pidime palju teipi panema ja isegi ühe toetamisasja, et see püsiks. Kas varasemalt olete midagi taolist ehitanud? Me oleme teinud madratsitest ja pattidest ja tekkidest oleme palju onne teinud. Aga papist küll mitte. On vahva? Jah, väga. Mina arvan küll, et see on väga-väga tore ja me oleme lausa naabrite peredega siin askeldamas, et väga vahva, sest kodus ei ole nii palju ruumi tavaliselt, et selliseid asju ette võtta ja siin on toredad juhendajad. Ma just ennem siia tulles mõtlesin ka seda, et ilgelt vahva on see, et väljas on justkui jääaeg ja saada aimu, kuidas jääajal elati. Jah, väljas ongi päris jääaeg, sellepärast ongi tore sees ehitada. Me alguses arvasime, et iglusid ehitatakse õues. Kas olete varasemalt midagi taolist näiteks teie oma elus ehitanud ka? No küll ja küll. Supilinna inimesed, meil on olnud onnid ikka kogu aeg, nii aia nurgas kui aia keskel.